jõululaupäev ja Marta laulab kooriga liuväljal uisutavatele lastele ja päkapikkudele. Ka jõuluvana lubas läbi astuda. Ega sul külm pole? Natuke on, aga ega teil nüüd siin üleliia külm ka pole. Tundub, et minu nina pole veel punaseks läinud. Jõuluvana, aga miks sa nii pruun oled? Ikka seepärast, et ma pidin ka Mehhikos ja Aafrikas ja Indoneesias koguni käima. Lastele kingitusi jagamas ja seal päike lõõmab. Ja eks ma siis sain veidi päikest. Õnneks paks jõuluvanarõivas ei lubanud päikesel liiga lähedale tulla. Viisin Mehhikosse ka mõne jääpurika. Ega nad seal ju ometi lund ega jääd pole näinud. Kahjuks sulas väike jäine kingitus kohe üles. Aga näpud said korraks kõigil külmaks. Aga kas neil kasvavad ka kuused ja kas neil käivad ka päkapikud ja kas neil üldse polegi lund? Kaugel sellest. Nemad ujuvad ja teevad liivalosse ning ehivad kaktused ja kookosepuid ja söövad jõuludeks mereande ja banaane. Aga ma juba kaugelt kuulsin, et te kaunilt laulusite, et ma täna teilt salmeid hoopiski ei küsi ja jagan kingitused kohe laiali. Ester, Kaspar, Meelis, Kati, Laura, Pilleriin, Linda, Otto, Jesper, Kalle, Malle, tulge kõik siia. Te olete vist siin kaua uisutanud. Loodan, et ei külmeta. Mammad, papad ootavad teid vist juba. Kas tahaksite, et sõidutaksin teid oma lendleval saanil koju? Jaa! Ma ei tohi. Emakeeles mul võõraste kujudega kaasa minemise. Ma ootan vanemad ära. Me ootame sinuga koos. Ei jäta sind üksi ja siis läheme saaniga sõitu. Jaa! Jõudsid kah kohale. Ema-isa ootasid sind juba ammu ja ka vanaema tõi sooja porgandi kooki ja riisipirukad kaasa. Loodan, et nad see aasta küpsetistega ei liialdanud. Ma tunnen, kuidas ema ja isa on südamest võidu küpsetanud, kuid kõht on küll tühi. Keegi varsti vargsi koputas akna taga. Kõik ehmatasid hetkel, kui jõuluvana akna vahelt sisse lipsas nagu paber, kuid ta taastas kohese oma ümara vormi. Ahoi, tere, väike pere. Oi tere, aga kuidas nõnda? Ma nägin täna juba ühte jõuluvana. Kes siis sina oled? Eks minagi olen jõuluvana. Ma arvan, et sa kohtasid mu venda. Meil on veel üks vend, kes rändab hetkel Karjakülas, Marjakülas ja tema nimi on Jõulusokk. Ja meil on hästi palju väikseid sugulasi ka, keda kõik tunnevad päkapikkudena. Aga vennaga läksime hommikul eri suundadesse, tema läks lõuna ja mina põhja. Läksime lastele külla ja nüüd varsti õhtu saabudes saamegi taas kodus kokku. Miks küll sinu nina on täitsa punane? No eks jääkarudel ja hülgetel külas käies sai natuke külmetatud küll. Kas te salme ka teate? Jah, ma tean ühte laulu ja vanem õppis ka agaralt luuletusi pähe. See on improvisatsioonipala. Me Martaga natuke oleme harjutanud. Oi kui tubli!
tervitage oma vendasid. Hüvasti, näeme juba aasta pärast. Rahulikke jõule ja head uue aasta algust.